Turunduse mõistmiseks on oluline mõista küsimust, miks inimesed teevad midagi elus, kuid ka kuidas inimesed lähenevad asjadele enesele. Järgnev intervjuu on sissevaade meie enda tegevustele sügavamas tähenduses, kui lihtsalt tarbida asju nende enda funktsiooni pärast. Intervjuu raamiks on loengute süsteem, märk, mudel, lugu ja kultuur. Intervjuu keskendub mudeli tasandile, ehk kus sihtmärgi poole püüdlemine igapäevaselt on oluline. Head kuulamist! Turundusmärgid. Mina olen Sven ja täna räägin Lauri Sokiga. Tere, Lauri! Tere! Mul on kohe kaasas selline raamat nagu Fakapeedia teadusliku fakapismi alused teine täiendatud trükk, mis on välja antud 2019. Ja mul on kohe küsimus sulle, et mis on sinu jaoks olnud kõige suurem fakapeediline sündmus, millest sa võiksid nagu rääkida? Okei. Ma arvan, et neid elus neid fuck-up'e on olnud omajagu ja kindlasti on ka palju õnnestumisi olnud elus. Ja ma arvan, et mul nii naljakat fuck-up'i nagu võib-olla Fakapeedia kogumik endast hõlmab. Mul vist isegi võib-olla ei ole kohe välja tuua, ehk siis mul on au mitte sinna raamatusse kuuluda oma olemuselt, sest tegelikult see Fakapeedia koosneb väga palju meie töödest, meie enda inimestest ja meie klientidest ka natukene. Aga mõtlen sekundi. Mingi fuck-up, mida ma elus võib-olla täna kahetsen ja ma ei tea, kas oli õige otsus kunagi või mitte. Ma ei oska öelda, kas see mind kuidagi elus on vähem edasi aidanud või rohkem edasi aidanud, oli see, et kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli magistriõpinguid, siis Balti ja Ameerika Freedom Foundation ehk PAF on väga mitmeid aastaid teinud sellist konkurssi, kus sul on võimalik kandideerida USA's praktikale läbi siis selle fondi või selle nii-öelda foundationi ja ma siis magistri lõpus otsustasin kandideerida ka sellesse vooru. Siis oma olemus tähendab seda, et kui sa selle nii-öelda stipendiumi saad, siis sul on võimalik minna USA's aastaks ajaks tööle ja su nii-öelda kõik asjad makstakse kinni. Ja ma tegin selle kogu nii-öelda triangli läbi, sest see oma olemuselt ei olnud väga lihtne kandideerimisprotsess ja seal väidetavalt oli minuga koos konkureerimas umbes 150 inimest ja üks võitja oli ainult ja ma tegin selle kogu värgi, ma arvan, mingisugune 3-kuulise protsessiga läbi ja lõpuks võitsin ja mulle siis pandi siis stipendium laua peale ja siis ma otsustasin, et ma ei lähe. Ja ma ei tea, mis sellel hetkel see põhjus oli, võib-olla see põhjus võis olla, ma ei tea, soov olla rohkem sõpradega, soov olla rohkem perega, soov Eestis elada, aastada Eestis, valutada Eestis maailmas. See oli täpselt see, et kui ma olin Startup Day esimest aastat ära loonud. Ja nüüd ma olen iga aasta nagu mõelnud selle peale, et kas see oli fuck-up või ei olnud fuck-up mu elus, et tegelikult oleks olnud see kuldne võimalus minna töötama mingisuguses ürituskorraldussektoris USA's. Ma ei tea, kuhu oleks võinud välja jõuda. Ja ma ei tea, kas ma peaks seda vastust kogu aeg taga ajama, aga mis ma olen siis enda ajalooliselt endaga nagu rahu sõlminud on see,
et ma enam nagu ei mõtle selle peale, et ma võib-olla esimestel aastatel väga palju nagu analüüsisin seda, kas see oli õige otsus, vale otsus, veits FOMO efekt oli natukene, et kas ma jäin millestki ilma, siis ma olen nüüd aru saanud, et või mis ma sellest õppinud olen sellest nii-öelda, ta ei ole otseselt fuck up, kõik läks hästi, aga mis ma sellest õppinud olen, on see, et kui sa mingi otsus elus ära teed, siis ei tasu enam selle pärast põdeda. Ja mis väga tihti siis minu arvates ka mingites paljudes, ma ei tea, kas siin selles editionis neid fuck up oli, aga kui ma ise seda raamatut otsast lõpuni läbi austustes lugenud ei ole, siis asi, mis siit nagu õppida on see, et kui sa midagi pekki keerad või ära rikud, siis ei tasu ka selle pärast nii-öelda põdeda, vaid tuleb lihtsalt võtta sellest mingisugune teadmine ja edasi liikuda. Minu nii-öelda see näide oli selline positiivne, et ma tegelikult oli kõik hästi, aga ma ise keerasin nagu kursi täiesti teisele poole. Ja mis ma sellest õppinud olen, ongi see, et kui sa mingi otsuse teed, siis sa tegid selle otsuse ära, sa ei saa seda otsust enam muuta, ehk siis tegelikult sa peaksid lihtsalt edasi liikuma oma asjadega ja see on, ma arvan, üks näide. See on hea in your face küsimus, ma pean natuke rohkem fuck up välja mõtlema. Aga kui minna nüüd teemaga edasi, siis kuidas sa seletad mitte fucked up turundusküsimusi inimestele, et mis on turundus, mis on, kui edasi rääkida, siis mis on bränd ka, aga alustame sellest laiemast küsimusest, mis on turundus, kui sa pead seda teistele inimestele hakkama nagu rääkima. Kui ma 2011 läksin Tartu Ülikooli majandusteadust õppima, siis majandusteaduses on esimesel kursusel, esimeses semestris on kohustuslik aine, ma võin nüüd eksida, turunduse alused või mingi siuke väga basic aine. Ja seda juhib minu endine kolleeg ja minu endine õppejõud ja minu magistritöö retsensent Andres Kuusik. Ja Andres, mul ei ole mitte kunagi meelest tema nii-öelda definitsioon turundusest, et turundus on kasulike kliendisuhete juhtimise kunst. Ja ma arvan, et see lause oma olemuselt täna maailmas defineerib nii hullult hästi ära selle olemuse, mis asi on turundus. Sest meie nii-öelda tänapäeva väga tehnoloogilises maailmas, kus on kasutusel erinevad sotsiaalmeediaplatvormid, erinevad, ma ei tea, Google'i, Amazoni, whatever võimalustega nii-öelda digireklaamikanalid, siis inimestel väga tihti läheb sassi nii-öelda turunduse põhialuste mõiste, et miks ühes ettevõttes üldse turundust tehakse. Vahet ei ole, millega see ettevõtte või sektor tegeleb, vaid mis on turunduse nii-öelda roll terviklikult ühes ettevõttes ja sa pead kohe ka aru saama sellest, et mis roll on ettevõttes müügifunktsioonil ja neid ei tohi omavahel mitte mingit moodi sassi ajada, sellepärast et müügi eesmärk on turunduse põhjalt ehitatud suhete konverteerimine äriks. Turunduse eesmärk on neid suhteid luua ja neid säilinud ja tekkinud suhteid säilitada ja edasi arendada. Ehk siis turundus minu jaoks on nii-öelda selline vahend või oskus või mingisugune, minu poolest me võime seda nimetada ka eetikaks või mingiks inimese enda selliseks social skill setiks või organisatsiooni social skill setiks, kuidas sa oma klientidega tegelikult käitud. Ja see ei ole ka mingisugune otseselt klienditeenindus, sest klienditeenindumine on üks vahend lihtsalt, aga turundus tegelikult peaks looma ettevõttes nii-öelda siis hea silla kliendiga ja hea silla võimalike tulevikus sinu juurde tulevate klientidega. Võtame näiteks Velveti, Eesti suurima disainiagentuuri näiteks, siis Velvetil sellist positsiooni nagu turundusjuht oma olemuselt ei ole. Ja miks me seda võib-olla ei tee või miks me ei oma seda turundusjuhi positsiooni on see, et meie
meeskonda kuulub umbes 10 pluss projektijuhti, 10 pluss loovjuhti, 20 pluss disainerit, 20 pluss arendajat. Ja need kõik inimesed oma olemuselt on mingis mõttes selle olemasoleva suhte ülesehitajad ja säilitajad. Ehk siis meie oleme enda ettevõttes selle niimoodi ära lahendanud, et meie enda töötajad teevad seda nii-öelda selle turunduse seda poolt, mis puudutab siis seda kliendisuhete juhtimist. Kõik see, kuidas uusi kliente saada või kuidas siis teavitada sellest maailma, selleks on siis erinevaid vahendeid, kuidas seda teha. Ja turunduses on ju erinevaid kandjaid või võimalikke vahendeid, kuidas sa seda teed, olgu selleks siis tavareklaam, telereklaam, raadioreklaam, digireklaam, üritusturundus, mingisugune kommunikatsiooni mõtestamine avalikult ja nii edasi, et need tänases tehnoloogilises maailmas on lihtsalt niivõrd palju. Ehk siis tegelikult mis mind turunduse nagu mõtestamise juures kõige rohkem häirib, on, ma ei taha mingit stereotüüpe luua, aga sellised noored pealehakkajad inimesed, kelle jaoks turunduse mõiste on nii otseses korrelatsioonis sotsiaalmeedia tegemisega, et turundus tegelikult on palju praktilisem ja sügavam ja strateegilisem vahend ettevõtte tegevustes, sellepärast et sellega sa tegelikult suures plaanis positsioneerid ennast turul, kes sa oled. Ja kõik need tegevused, mida kõik klassikalises mõttes arvavad, et see on nii-öelda turundus ja mille pärast väga tihti minnakse õppima turundust, need on kõik lihtsalt ühed vahendid nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Et tihtipeale me teame sellist sõnaturundus nagu WOM marketing, word of mouth marketing, see on kõige odavam, kõige parem turundusviis maailmas. Ehk siis sa teed nii head toodet, et sa ei pea üldse ennast ja nii head teenindust näiteks, et sa üldse ei pea ennast majast, sa ei pea kulutama raha, et seda ekstra maailmale tõestada veel. Ja minu meelest need ettevõtted, kes suudavad puhtalt nii-öelda enda töö põhjal, ja milleks ma loen ka Velvetit natukene, suudavad enda töö põhjal teha tasuta turundust nii-öelda ja sellega kliente endale tulevikus saada või siis neid kliente hoida aastate pikkuselt. See on kõige nagu parem näide strateegilist läbi kahandatud turundusest. Aga jah, selles mõttes jah, mul nagu kindel nagu arusaam on see, et turundus ei ole sotsiaalmeedia, turundus ei ole kindel vahend, turundus ei ole ainult evendi korraldamine, turundus ei ole ainult reklaami tegemine, et kui sa teed neid itemid lihtsalt itemite tegemise pärast, siis sa tegelikult ei täida mingit suuremat pilti, miks sa siin maailmas üldse olemas oled. Ja see on seda mõtet ma olen läbi aja siis nii Startup Days kui Tartu linnavalitsus, kui ma töötasin Targalinna juhina, kui ka Velvetis tegelikult kõigile rääkinud, et lihtsalt sotsiaalmeedia postituse pärast pole mõtet teha, kui sa ei targeti sellega mitte kedagi või sa ei tea, keda sa targetid sellega. Ja see on nagu siuke minu tagasihoidlik arvamus, aga tihtipeale olnud startup'ide näitel suhteliselt õige suund, et kui sa midagi teed, siis sa pead teadma, miks sa seda teed oma olemuses. Ehk siis turundus on strateegia ja strateegiline platsi nägemine. Ja kui sa võtad turunduse ettevõttest ära, mida väga tihti kriisiaegadel tehakse, kaotatakse kõik eelarved või asjad ära, siis reeglina tegelikult kannatab kogu ettevõtte sellelt, et see funktsioon ettevõttesse või nii-öelda siuke teenus ettevõtte siseselt on loodud sellepärast, et ettevõttel oleks võimalik enda neid kasulikke kliendisuhteid juhtida, sest keegi teine seda ei tee. Aga kas bränd on siis veelgi kitsamalt öeldes väga-väga strateegiline lähenemine kliendisuhete juhtimisel? Või on see midagi veel erinevat kui see, mis ma just ütlesin? Bränd on natukene siuke selline üks siis karakteristik selles turunduses. Kui sa nagu mõtled, mis asi bränd on, me teeme Velvetis iga päev brände. Siin laua taga kõik teevad mingit brände kogu aeg. Et tegelikult bränd oma olemuselt on mingisugune väärtuste kogum. Et tihtipeale turul või
või mis iganes sellises mainstream arvamuses on arusaam sellest, et bränd võrdub logo. Ehk siis meilt ka aeg-ajalt tullakse brände tellima ja siis sellel mõeldakse logo ainult, et logo on tegelikult üks visuaalne või semiootiline vahend andmaks edasi mingit kujutluspilti sellest, et milline ta siis paberi peal võiks välja näha. Bränd oma olemuselt teha on väärtuste kogum sellest, mida siis ettevõtte maailmale endast öelda tahab, ehk siis seda sama strateegilist turundust nagu edasi viia. Piltlikult öeldes, kui sa oled mingisugune ettevõte, kellel põhimõtteliselt, kelle jaoks ei ole oluline brändi omamine ja see kuidagi ei aita tal neid suhteid juhtida, sellepärast et teda on maailmas ainult üks ja ainult tema suudab vee veiniks muuta, siis ma arvan, et päris ebaratsionaalne oleks sellel monopoolses seisundis oleval jumalal ennast brändima hakata, sest see on mingis mõttes raha raiskamine või ressursside raiskamine. Kui sa aga oled, ma ei tea, jalatsite tootja Nike, kellel on vaja ennast väga maailmas tõestada läbi selle, ja väita, et tema panebki inimesed liikuma ja tema ongi see ettevõte, kelle läbi inimesed liikuma hakkavad, siis sa pead seda brändi väga tugevalt üles ehitama sellepärast, et läbi selle on sul ainult võimalik enda väärtuste kogumit maailmale presenteerida ja läbi selle on võimalik ainult inimestel selle väärtuste kogumi pealt sinust midagi arvata või sinust midagi rääkima hakata. Ja bränd iseenesest on ju koosnenud miljonist tükist, et bränd võib olla lõhn, bränd võib olla heli, bränd võib olla pilt või nii-öelda see story selle taga. Bränd võib olla nimi, nagu ettevõttel on nimi Nike näiteks, et me tihtipeale ajame selle sõna nagu ettevõtte nime ja brändi paneme ühte patta, et nad tähendavad nagu üht sama asja, aga tegelikult bränd koosneb paljudest erinevast tükkidest lihtsalt. Ja see tegelikult oma olemuselt moodustabki mingisuguse sellise tunnetusliku kogumi. Nagu seostada turundust brändiga, siis jah, bränd on vahend jälle neid strateegilisi eesmärke ellu viia. Brändi ei ole mõtet ka teha, sul ei ole mõtet teha väga kallist brändi, kui sa ei tea, miks sa seda teed. Ja väga äge on, või mis tegelikult see ei ole väga äge, päris lahe on vaadata neid startup'e, kes eriti siis korreleerub väga tugevalt mingite nooremapoolsete inimestega, keda me näeme ka startup teil, kes hakkavad alles oma startup'e või esimese ettevõtted tegema, et nagu kõige tähtsam asi esimese asjana on teha, mõelda valmis logo ja bränd ja asi, aga tegelikult unustatakse ära, et mis toodet nad üldse teevad. Et minu meelest see siis selles mõttes võib-olla ei ole kõige õigem strateegia, et sa lähed tegema startup'i, mille eesmärk on maailmas innovatsiooni luua, aga samal ajal põhifookus sul läheb selle üle, et te vaidlete teimiga 4 päeva, mis ettevõtte nimi on. Kõik ettevõtted, mille mina kunagi loonud olen, need nimed on reeglina sündinud 1 sekundiga, ehk siis ettevõtte algusfaasis ei olegi võib-olla see bränd kõige olulisem, aga see hakkab oluliseks saama siis, kui sa pead hakkama genereerima müüki ja sealt tekivad ka omavahelised seosed. Et ühesõnaga, see on kõik päris hea mambo-jambo, mis omavahel seoses on. Ühesõnaga, et kohe, kui inimesed või kuulejad, kes siis alustavad oma firma loomist, peaksid alustama hoopis sellest, et mis on nende toode või teenus ja keskenduma sellele ja siis kõige vähem sellele, mis siis bränd või siis nii-öelda logo välja mõtlemine nii-öelda on. Alati seoses öeldes, kõik ärid on hästi erinevad, et nagu ma kujutan ette, et kui sa hakkad tootma mingisugust, ma ei tea, mingit auto turvavöösid, siis sellises B2B maailmas on nagu suhteliselt kama kaks, kas su logo on sinine, roheline või kollane, sellepärast et see müük ja see kliendi suhete juhtimine käib üldse teiste kanalite kaudu. Kui sa hakkad tootma džinni, mida sul on vaja põhimõtteliselt väga kiiresti, väga laiade inimesteni toimetada, siis sa pead ikkagi nagu mitte küll koheselt, aga suhteliselt paralleelselt hakkama mõtlema ka selle peale, et
et kuidas sa selle nii-öelda retail marketini hästi kiiresti jõuad. Tihtipeale ikkagi, kui sa maailmas trende vaatad, siis mida rohkem B2B ettevõte on, seda vähem fookust brändil on ja mida suurem on see nii-öelda consumerile suunatud nii-öelda strateegia müügi mõttes, siis seda rohkem on brändile ka rõhku pandud. Seda me näeme igapäevaselt ise nagu ka, et meil väga tihti tulevad Velvetisse kliendid, kes teevad aastas mitmemiljonilisi käibeid ja veebisait näeb välja aastast 92. Aga miks nad ilmselt sellisesse mitmemiljonilise käibega ärisse on jõudnud, on sellepärast, et nad nagu on oma strateegilisest punktist targad ja nad saavad üli hästi aru, mis on nende äri. Et kõige mingid startupid või noored ettevõtted või mis iganes asjad, et ma ei tea, ega ei ole nagu ühest vastust. Vahest sa peadki äris nagu brändiga lööma. Vahest see hype peab olema suurem kui see toode ise ja siis hakkad alles toodet ehitama. Tihtipeale niimoodi paljud startupid näiteks saavad rahastust selle tõttu. Tegelikult ühtegi nagu maksud customer ei ole, aga tegelikult bränd tundub suurem kui kogu maailm. Aga need on ka strateegiad selles mõttes, et need on mingisugused lähtealused, mille pealt seda ettevõtet arendatakse. Et seal ongi siuke. Siin ei ole ühesõnaga, siin ei ole nagu ei õiget ega valet. Fookus on sellel, et kui sa midagi teed, siis sa pead aru saama, miks sa seda teed. Muidu juhtub see olukord, et sa oled suurt palju raha ära maksnud ja pärstad ise õnnetu ja siis kirjutad fuck up peidesse ühe artikli juurde veel. Aga lähme siis räägime sellest Startup Day'st lähemalt, et sa oled selle lähedal olnud, väga lähedal, et kuidas see Startup Day üldse sündis ja miks selle ürituse nimeks sai Startup Day ja kuidas üldse sinu vaatenurgast nagu paistab? Okay. Startup Day nime sünni juures mind ei olnud. Aga see Startup Day oma olemuselt on suhteliselt straightforward nimi, et tähendab päeva startupidele ja juhuslikult on startupi sõna sees on sõna Tartu, mis on siis logos väga visuaalselt esile toodud. Nime sündimise juures mind ei olnud, küll ma olin selle festivali sündimise juures, tegelikult aastal 2015 või 2016 algus tuli mu juurde, mina olin siis lõpetamas magistrit turunduses ja majandusteadus. Tuli mu juurde professor, tegelikult ei ole veel professor, ta on dotsent, ta pürgib professoriks, Andres Kuusik, kellest ma enne mainisin ka, kes tuli minu juurde, ütles, et kuule Lauret, kas tööle tahad tulla, meil on vaja ära teha üks startup teemaline konverents. Meil tuleb umbes 250 inimest sinna ja me teeme seda just valmivas ERMis ja meil on üks esineja ja selle nagu festivali eesmärk on põhimõtteliselt siis kokku tuua kõik Tartu ettevõtluse tugiorganisatsioonid, et kuna nagu, mis tema mure oli see, et Tartu Ülikool, Loomemajanduskeskus, Teaduspark, Tartu linn, ärinõuandla, Tartu biotehnoloogiapark, kõik teevad oma üritusi ja nagu suures plaanis need kõik üritused on täpselt samasugused. Ehk siis, mis siis saaks, kui paneks kõik rahad kokku, teeks ühe korralikum ürituse. Ja miks ta minu poole pöördus, oli see, et mina olen alates aastast 2014 teinud enda üritusturundusagentuuri 3 õune, mis sel aasta alguses liitus Velvetiga ja kannab nüüd nime Velvet Live. Ja ta arvas, et kui mingi noor säga, ma olin sellel hetkel 23-aastane, kui mingi noor säga viitsiks seda konverentsi projekti juhtida, et siis oleks hästi ja siis saaks nagu kiiresti ära. Mina samal ajal vaatasin, et okei, et ülihead palka saab, et nagu ma olen üritusi teinud küll, et see ei tundu nüüd nagu väga keeruline üritus, mida ära teha. Neid 300 inimesilisi üritusi me juba tegime sellel ajal ja see ei tundunud nüüd mingisugune kosmos. Ja siis ma võtsin selle töökoha vastu, ma kuulasin selle jutu ära ja siis hakkasime siis nagu mõtlema, et mis me teeme. Ja käisime erinevatel maailma konverentsidel ja lugesime ja vaatasime ja unistasime ja kogu aeg üritasime, põhimõtteliselt ma olin siis ainuke töötaja Startup Days,
meil oli siis minuga koos oli veel 5 nii-öelda asutajat sellel festivalil. Me üritasime siis nagu aru saada, et kas see on nagu see skoop, millega me tahame tegeleda, me peame kuhugi suuremaks kasvama. Ja meil nagu see põhiraskus oli see, et meil raha ka nagu otsust väga palju ei olnud, et meil mingi raha oli, aga meil mingit raha ei olnud ka ja selleks oli vaja kogu aeg nagu sponsoreid saada või kuidagi nagu inimesi üldse kaasa saada sellega. Ja need ideed kogu aeg kasvasid ja me mingi hetk saime aru, et me oleme natukene suuremad juba, kui me algselt unistasime. Aga selleks oli veel rohkem raha vaja saada. Ja siis me käisime Andresega mööda Eestit ringi raha küsimas sponsoritelt ja rääkimas, kuidas sellest tuleb kõige lahedam startup üritus, mis kunagi Tartus olnud on. Ja ma mäletan kuskil septembrikuus 2016 meil oli võimalus, me saime EAS-i kaudu, EAS-il ilmub selline ajakiri nagu Life in Estonia, mis tihtipeale asub kuskil lennujaamades ja mingi tollel hetkel äkki oli Nordica lennukites oli ka. Meil oli võimalik saada tolle tagakaas endale nii-öelda reklaamiks. Ja siis ma otsustasin, et me teeme sellise reklaami, kus me kirjutame nagu sellel hetkel me ei olnud seda üritust mitte kordagi teinud, et me teeme reklaami, kus me kirjutame, et me oleme Baltikumi suurim festival. Omamata üldse aimu, kas me selleks saame või mitte. Ja sellel hetkel ma olin võib-olla 200 piletit ära müünud. Ja siis kuskilt see tuhin ja see kõlakis läks käima, et seal toimub midagi, et seal on nagu mingid asjad taga ja kõik rääkisid ja me tegime väga palju sellist positsioneeringut, et me olemegi nüüd nagu uus tuul, me teeme mingit väga suurt asja ja sellest saabki väga suur asi. Ja positsioneerisime ennast niimoodi, et põhimõtteliselt selle töö tulemusena 2 nädalat enne ürituse algustermis olime sunnitud panema kingi müügi, sest me olime ära müünud 3500 piletit ja automaatselt saavutanud sellega Baltikumi suurima startup festivali tiitli nii-öelda inimarvu poolest. Võib-olla ka pindala poolest, seda ma ei oska öelda, see on natuke subjektiivne, aga näiteks siis Latitude 59, mis on 10 aastat ennast korraldanud ja nii-öelda oli siis nende positsioneeringu järgi flagship event of startup ecosystem in Estonia ja nende nii-öelda külastajate arvud olid kuskil 1500 juures, siis me olime esimese aastaga 3500 ja olimegi reaalselt istusin ERMis, vaatasin, oligi 3500 inimest, Baltikumi suurim üritus esimese aastaga ja see saavutus oli ikkagi nagu muljet avaldav, et mitte ma ei räägi nagu enda saavutusest, aga see, kuidas minu all oli, ma arvan, üle 150 inimese meeskonnas, kuidas kõik need inimesed töötasid ööd ja päevad läbi koos ühe eesmärgi nimel ja suures plaanis väga paljud inimesed tasuta. Ja siis see tunne või see nii-öelda tänutunne, mis sellest nagu jätkus, oli väga suur ja esimest korda siis suudeti Tartus nii-öelda kogu ettevõtlus community või nii-öelda kõik suuremad ettevõtted, kõik tugiorganisatsioonid, mis iganes MTÜ-d asjad tuua ühe katuse alla ja koos mingit asja teha. Ja me seadsime esimene aasta eesmärgiks mitte ainult mingit külastajate arvu taga, me seadsime esimese aasta eesmärgiks, et kui sellest festivalist vähemalt üks ettevõte sünnib, see nii-öelda inspiratsiooni tõtta, siis me oleme juba nagu hästi saavutanud. Tagataustal 5 aastat hiljem võin öelda, et sellest sündis päris mitu ettevõtet sellest esimesest festivalist, sellest sündis näiteks selline seltskond nagu Futuroom, mis oli üks VR-keskus Tartus, millest täna veel omakorda on sündinud edasi Futulab, mis tegeleb siis VR-mängude arendamisega. Ja ma arvan, üks selliseid highlight sünde sellel ettevõtlusfestivalil Startup Dail oli siis nii-öelda ühe Eesti startupi Fractory sünd, kes on tänaseks ma ei tea mitu miljonit euri need juba väärt on, aga ilmselt üks Eesti suurimaid edulugusid praeguses sellises kasvavas startup ühiskonnas.
et ta kindlasti ei ole veel Bolti ja Transferwise'i ja Playtechi ja kõikide selliste tüüpide tasemel, aga nad kindlasti lähevad sinna ja sellel festivalil siis nende praegune üks põhipartnereid ja hetkeline juht Martin Mares pitchis Tartu Ülikooli pitching laval, ideelabori laval sedasama Fractali ideed ja jäi seal umbes viimaseks, sest žürii arvas, et see on nagu täiesti mõttetu idee. Ja mul on nagu nii hea meel, et ta jätkas sellega, sellepärast, et täna nad on ikka, ma arvan, kui nad juba 5–10 miljonit väärt suur ettevõte on, siis see on nagu lahe lugu sellest, kuidas Martin oli just nii jonnakas ja peale kuigi kõik need targad Tartu Ülikooli žüriiliikmed arvasid, et see on mingisugune suvaline idee ja sellest ei saa mitte mingit asja, siis tegelikult Martin sai aru, et ta sai inspiratsiooni, et saab küll ja võitis edasi ja täna on kasvatanud selle ettevõtte päris suureks juba. Et Startup Day alguslugu oli jah selline, et me mitte ainult ei saavutanud nii-öelda numbriliselt enda eesmärke täis ja selliseid nagu väärtuslikke eesmärke nagu mingisugune Tartu kokkutoomine, vaid me tegelikult lõime Eestisse töökoht, raske on öelda, et meie lõime, see oleks nagu vale, aga me lõime pinnase kohale, kus oli võimalik sellistel asjadel tekkida üldse. Ja siit edasi, nagu kui ma vaatan kõiki eelnevaid aastaid, mis toimunud on, siis see on tegelikult Startup Day on koht, kus sellised nii-öelda suhted või ma ei tea, investeeringud või mingid tööle võtmised tegelikult sünnivad. Ehk kuigi ma loobusin Startup Day peakorraldaja kohast kohe pärast esimest aastat, põhjusega tulla Velvetisse tööle, lihtsalt tegelikult ei olnudki Startup Day vastu midagi ja see on klassikaline küsimus, kas mina läksin ära või mind lasti minema, siis tegelikult keegi mind minema ei tahtnud lasta, ma ise sunniviisidest arvasin, et Tallinnas on parem elada kui väikses Tartus, aga nüüd ma olen täpselt otsapidi siin tagasi aru saanud, et Tallinnas oli üldse hea elada, et Tartu on palju lahedam linn. Et ma enam ei ole peakorraldaja rollis olnud viimased 4 aastat. Küll aga olen iga-aastaselt olnud nii-öelda produtsent sellel, ehk siis see inimene, kes vastutab nii-öelda selle tehnilise, füüsilise keskkonna valmiduse eest. Ja olen ka see aasta nende peaprodutsent. Et Startup Day on jah, minu elus on nagu üks tore siuke asi või hobi. Kas viimase küsimusena küsin kohe juurde ära, et kas Startup Day siis et on nagu strateegia sees siis sisuliselt, võiks öelda. Et ja, kui võtta eelnev jutt kokku põhimõtteliselt. Startup Day oma olemuselt on MTÜ on ju, ja tema asutajad on Tartu Ülikool, Tartu linn ja kõik need allorganisatsioonid on ja ta on nagu üritus, ta on üks vahend tegelikult jällegi nende kõikide organisatsioonide jaoks ja kõik organisatsioonid viimased 5 aastat on sinna raha investeerinud ja kõikide organisatsioonide jaoks on see mingisuguse strateegilise eesmärgi täitmine. Tartu linna jaoks väga selgelt on see, et Tartu linn tahab näha, et ettevõtlusökosüsteem töötaks normaalselt koos. See eesmärk, ma arvan, on Startup Day ära täitnud. Teiseks Tartu linn tahab ju näha äriturismi ja konverentsiturismi Tartus on ja ma arvan, et selle nad on 5 aasta jooksul ära täitnud. Kui eelmine aasta külastas 4500–5000 inimest, jättis sellega päris suure koguse ööbimisi ja kõike muud rahasi ja siis ma arvan, et Tartu selles mõttes läbi maksude ja siis tehtud investeeringute võiks nagu tasa alla. Mis kasu Tartu Ülikool näeb, seda ma nii täpselt enam ei oska öelda, sest ma ei ole selles organisatsioonis, kuigi ma olen selles organisatsioonis töötanud, siis ma ei ole sellisest tasemel seal töötanud. Et ilmselt Tartu Ülikooli jaoks on siis see nii-öelda vähemalt see, mis ma tean, nii-öelda fookus on see, et läbi selle ürituse tudengid saavad praktikat. Et ta on nagu praktiline väljund ja me oleme tudengid on alati Startup Day väga suur osa. Eesmärk, mis on teaduspargile on puhas see, et ettevõtted saaksid tuule tiibadesse sealt, kes nende inkubatsioonides on ja nii edasi.
et igal ettevõttel, miks tehakse üritus sponsorlust, miks Swedbank teeb, on iga aasta startup teid toetanud, neil on kindlasti mingisugune turunduslik strateegiline põhjus selle jaoks. See, mis see täpselt on, seda ma ei tea. Et keegi ei investeeri nii-öelda raha vabatahtlikult lihtsalt, et paneme, et me oleme lihtsalt nagu, meil on raha nii palju, et paneme, et me siis nagu saame, ma ei tea, võib-olla rumalamate turundusjuhtide jaoks logo näitamine seal seinal on juba nagu rahulduspakkuv, aga nii-öelda targemate turundusjuhtide jaoks ilmselgelt on nagu taustsüsteemid natukene tugevamad. Velvet on mingis mõttes olnud nii-öelda sponsor või investor startup teile, miks meie seda teeme, on see, et me tahame ollagi disaini eestkõnelejad. Ja ilmselt oleme ka see aasta seal nii-öelda vabatahtlikult panustame sellesse üritusse, sellepärast, et me tahame väga selgelt anda turule signaali, et meie räägime disaini eest Eestis kõige rohkem ja seisame selle eest kõige rohkem. Ja ma usun, et see on ka suures plaanis tõde, et me oleme seda 16 aastat teinud ja ma olen 16 või rohkem aastat teeme veel. Aitäh sulle, Lauri, et olid intervjuuga nõus. Aitäh kuulajad teile ja kohtumiseni.